Tere, mina olen Anneli ja tänase väikese videokoolituse teemaks on heledate juuste värvimine ja värviteenus Shadow Lights. Et väga palju on meil ju heledate juustega kliente ja nad ei taha küll suuri muudatusi, aga nad ootavad samamoodi oma juuksurilt mingisuguseid väikeseid nippe ja nõuandeid ja võimalusi, et nende juuksed näeksid välja värsked ja et kuidas seda teha, milliste toonide abil värskendada ühtlast heledat värvi, seda me täna vaatamegi koos ja vaatame kahte värvimist ja see on just heledatele juustele. Jagan teiega oma ekraani. Ja siin on näha meie selle hooaja trendide ülevaade ja loomulikult on trendiks erinevad toonid. Täna me keskendume heledatele, aga kõiki ühendab siis selline põhimõte, et kui juustes on erinevaid varjundeid ja nad on värvitud nii, et väljakasv ei ole liiga silmatorkav, siis see teeb kliendi jaoks selle värvimise kindlasti väga mugavaks, sest et seda ei pea väga kiiresti uuesti jälle uuendama ja nii saab kaua selle värvimisega läbi. Shadow Lights on erinevate triibutehnikate teenus ja missuguseid tehnikaid kasutada, see sõltub juba konkreetsest juuksest, aga sobivad need tehnikad ka pikkadele juustele ja võivad olla nad nii lokis kui ka sirged. Aga kindlasti on kõik ühendav just see, et juustesse värvitakse erinevaid toone, erinevaid sügavusi ja nii näevad juuksed välja loomulikud ja liikuvad. Üks hea lihtne põhimõte, kuidas soovitada kliendile sobivat värvi või leida talle sobiv selline kombinatsioon värvidest on see, et me jälgime, missugune on esiteks kliendi nahatoon, kas see on jahedam, on see heledam või vastupidi on ta jumekam ja pigem soojama alatooniga, siis vaatame, mis värvi on tema silmad ja siis kolmandaks, missugused need juuksed on, saab just nende kahe eelneva põhjal otsustada, sest et põhimõtteks on, et kui kaks on külma, siis sinna juurde sobib üks soojem toon ja vastupidi, et see annab sellise tasakaalustatud ja loomuliku tulemuse. Siin on näha siis paremas nurgas, missugused need triibutehnikad võivad olla, kas siis hästi peenikesed triibud ja kui see on tegemist hästi peene juuksega ja pigem näo äärde võikski teha peenemad triibud ja kui juuksed on paksud, siis ja kukla poole võib-olla võiks teha natukene laiemad salgud ja kindlasti on väga heaks nipiks salkude hajutamine, ehk siis natukene tupeeritakse juure lähedalt ja niimoodi on pärast see hele salk näiteks palju hajusam ja loomulikum teiste värvide seas. Ja siin siis mõned kombinatsioonid, et näiteks kui põhitoon on pigem selline jahedamapoolne blond, siis sinna juurde on sobitatud paar astet tumedamat, ka beežikamat tooni ja natuke soojamat tooni. Ja siis veel üks võimalus, mida me pärast ka vaatame detailsemalt, kui näiteks juure lähedal on juure toonitumedus 7, siis need lisatoonid seal juures on kõige rohkem paari tooni erinevusega. Nii, aga siis kõigepealt nüüd esimene värvimine ja nimetame seda vaniljeblondiks. Ja üldse sellel hooajal pigem tuuakse esile just nimelt soojamaid toone, et nad oleksid sellised looduslikud ja loomulikud. Ja siin on siis kasutatud triibutehnikaid ja ühe triibu jaoks on valitud hele värv 12.1 ja teiseks on blondeeriv toode Blondorplex ja lisatooniks
on paar tooni tumedam, natuke soojem toon ja kõige lõpus alati siis meie selle Shadowlights värviteenusel käib juuste toonimine ja siin on kasutatud siis ka heledat tooni ja pigem natuke jahedamat ja see on eelkõige mõeldud just nende kõige heledamate kohtade jaoks. Siin siis kõigepealt jaotused ja on näha, missuguse asetusega võiksid olla siis triibud, salgud ja alustatakse kukla poolt, altpoolt, liigutakse ülesse poole ja need kõik on kergelt diagonaalsed. Ja siis nagu juba eelnevalt oli näha, kas siis tehakse peenemad salgud või natukene laiemad salgud, see on juba siis juuksuri otsustada ja sõltub, millised on kliendi juuksed. Nii, ja siin on näha siis üks salgu tehnika veel kord, jälle ka juure lähedalt on natukene tupeeritud ja siin on siis soovitatud, et kui rohkem on kasutatud just heledaid värve, et heledad tuleks juurde ja umbes iga 4. salk võiks olla siis selle natuke tumedama ja lisatooniga tehtud. Nii ja siin ongi siis näha, et kantakse ka natukene tumedamat, kontrastsemat tooni, aga see kindlasti ei tohiks olla liiga palju erinev kogu värvikammast. Ja kui see eelnev salgutehnika on juba maha loputatud, siis viimaseks etapiks on tooniva segu kandmine ja põhiliselt just kantakse seda heledatele salkudele ja ei panda värvi üldse selle modelli puhul juukse juure lähedale, nii et ainult nende salgutehnika peale kantakse tooniv värv. Ja siin on näha siis lõpptulemus, et väga loomulik, värske ja nagu näha ka pikkades juustes on väga kena, kui on tehtud erinevaid lisatoone. Ja järgmine väikene video mida ja väga palju oleneb värvi püsivus ja ka juuste välimus sellest, mida muidugi kasutatakse salongis, aga ka kodus. Nii et hilisemalt oleks väga oluline selliseid juukseid hästi hooldada ja ideaalselt sobib sellise pikema ja heledama juukse hoolduseks sari Fusion. Ja selles on kõik vajalik alates šampoonist, balsamist ja maskist. Ja on veel eritoode, mida saab kasutada salongis täiendavaks hoolduseks. Ja siin on veel kord tooted näha. Ja kuidas see Fusion siis toimib, et ta hoolitseb mitte ainult selle eest, et juuksed oleks kammitavad ja pealiskiht oleks sile, aga ta aitab säilitada juukse värvi ja toidab juukseid ka seespoolt, nii et muudab juukse sisestruktuuri samamoodi tugevamaks ja nii püsivad värvid paremini ja juuksed on läikivad ja hästi kammitavad.
Siit läheme edasi juba järgmise värvimise juurde. Tegemist ei ole küll päris väga-väga blondiga, kuid siiski heledate juustega ja samamoodi ootavad ka selliste tumedustega kliendid, et nende juustes oleks liikuvust ja kindlasti ka mõne heledama salguga saab alati tulemust värskendada. Siin on kasutatud ka juure värvimiseks värvi ja selleks on siis 703. Kõik need värvid on Coleston Perfect värvid ja lisatoonideks on siis 904, 838. Need on siis natuke heledamad kui juurevärv ja lisaks veel on kasutatud ka meie vabakäetehnika jaoks mõeldud blondeerivat toodet Freelights. Selline siis modell kõigepealt ja näha on, et juure lähedane osa on üsna pikalt ilmselt välja kasvanud, on tumedam ja seda üldpilti oleks kindlasti hea natuke värskendada ja seda heledust ka ülesse poole viia. Siin on näha jälle, kuidas juuksed on jaotatud ja sama põhimõttega peaaegu nagu ka eelmine hakatakse asetama siis erinevaid salke juustesse ja alustatakse ka jälle alt kukla poolt. Ja esimeseks sammuks ongi siis kõigepealt juure lähedale värvi kandmine ja seejärel siis juba sellel kõrval oleval pildil on näha, et välja on jaotatud sellised üsna suured salgud ja neile kantakse peale siis blondeerivat toodet. Ja siis iga neljandale salgule umbes kannate siis seda lisatooni juurde, nii et on koos nii juurevärv, heledamaks värvimise salgud või blondeerimise salgud ja ka lisatoon. Ja nagu ikka Shadowlights värviteenus lõpeb sellega, et juuksed toonitakse, sest see annab juustele läike ja see on väga-väga oluline samm, sest just nii näeb see värvitehnika täiuslik välja. Ja selleks toonimise seguks on kasutatud Coleston Perfect värvi 904 ja seda siis segatakse spetsiaalse pastellvelloksoniga 1:2, 1 osa värvi, 2 osa edavesinik emulsiooni. Ja siin on näha üks suurepärane toode Color Motion Plus sarjast. See on juukse ühtlustaja, ehk siis kui teil on hästi erineva tekstuuriga juuksed või ka erinevate värvidega, näiteks juukse otsad on väga palju heledamad ja poorsemad, siis enne kui hakatakse juukseid toonima, võib selle toote abil juukseid ühtlasemaks muuta ja nii on siis ka värvitulemus ühtlasem ja paremini juustel püsiv. Selline on siis lõpptulemus, samamoodi väga loomulik ja värske. Ja sellise juukse hoolduseks võib kasutada samamoodi kas siis Fusion sarja, mida me juba eelnevalt vaatasime, või ka Color Motion Plus sari, kus on koos ka 2 head omadust. Üks on juukse värvi kaitse, et juukse värv paremini püsiks ja kuna selles tootesarjas on pleksitehnoloogia, siis see tugevdab juukse sisestruktuuri ja teeb juuksed tervema välimusega. Ja siin on näha tehnoloogia, et 3-kordne kaitse tuleb sellest sarjast, et värv püsib paremini, see on siis värvikaitse, kaitseb vabade radikaalide eest, kapseldab metalliosakesed, mis paratamatult meie juustes on, siis silub juukse pealispinda, kutiikuleid ja tugevdab juukseid seespidiselt. Ja selline oligi tänane meie teemade ülevaade ja